Tegime tänase saate välja kuulutatud teemade ringis mõningaid muutusi seoses asjaoluga, et taevariigis kulgevad sündmused üha kiirenemas tempos. UFO teema Hillary Clintoni valimiskampaanias. Astronaut Edgar Mitchelli pärand. UFO-vaatlus 1 räägib reisilennuki Boeing 737-800 kapten instruktor Anatoli Roost. UFO-vaatlus 2 räägib Venemaa õhu- ja kosmosevägede endine ülem Nikolai Antoškin. Me oleme siia laua peale koos Igor Volkega täna varunud õige mitu raamatut ja mõned ajalehed on siin ja mõningaid muid materjale lisaks neile, mida me tahaksime teile tutvustada ja pisut ka niimoodi selgitada, et miks just üks või teine asi siin täna meie tähelepanu on köitnud. Ja võib-olla alustaksime inimesest, keda oleme oma varasemates saadetes korduvalt tutvustanud, temast rääkinud. Tema nimi on Edgar Mitchell, Ameerika Ühendriikide astronaut, 6. inimene kuu peal. 5. veebruaril 1971 ta meie maakera kaaslase peale astus. Kahjuks sellel samal kuupäeval, 5. veebruaril, küll hulga hiljem, aastal 2016, Edgar Mitchell läks ise kosmosesse, seekord küll igavesti ja võib-olla vaatabki praegu neid kunagisi kohti üle, kus ta siis Apollo meeskonna koosseisus kuu peal käis. Aga Igor, sinult ma küsiksin täna nii, et mis on sinu arvates lisaks sellele, et Edgar Mitchell käis kuu peal, see põhiline panus, mille ta inimkultuuri ja meie arusaamisele universumist on andnud? Mis on see kapital, mida ta meile jättis? Vana India kultuuris öeldakse, et tema on nii-öelda eestvedaja, et on lipukandja, et mis lippu ta siis kandis. Esiteks ta kandis Ameerika Ühendriikide lipu kuu peale, oli 9,5 tundi kuu pinnal, siis tegi seal esimese astronaudina ja loomulikult ka esimese inimesena parapsühholoogilisi eksperimente. Need olid siis telepaatiakatsed ja veel sinna juurde kuuluvad ja nagu 3 seanssi. Ja sellega oli alles tehtud sissejuhatus. Kui Mitchell tuli tagasi, siis tema panus oli märkimisväärne selles, et ta rajas Californiasse noeetiliste teaduste instituudi või keskuse, mis tegutseb tänase päevani. Ta oli selle juht ja vaimne isa kõik need aastakümned. Võib-olla mõne sõnaga selgitaksid, mis asi on noeetika ja mida see instituut endast kujutab? Seda tegi Mitchellgi omal ajal, et noos on kreeka keeli teadvus. See on nagu teadvuspõhine, loogikapõhine ja paraloogikapõhine uurimissuund ja keskus. Aga lihtsale inimesele kujutab ta endast väga palju kaasaegseid alternatiivseid tegevuse, mõtlemise ja uurimise suundi. Sinna kuuluvad siis meditsiini, tervise, keskkonna, kaia kontseptsioon, maa kui elav organism ja võt sellised uurimissuunad. Ja see panus on loomulikult värvikas, kestev ja kannab edaspidi vilja ja muidugi mulle eriti kui selle põlvkonna esindaja, kellel oli võimalus Tallinnas astronaudiga seista silmitsi ja kuulata teda esinemas Tallinna Polütehnilises instituudis, siis 10-15 aastat peale seda võttis Mitchell uue lipu ja loomulikult astus kaasaegse ufoloogia esiridadesse. Et ta on korduvalt esinenud rahvuslikus pressiklubis New Yorgis, ta on alla kirjutanud
mitmete teadlaste ja sõjaväelaste armee esindajatega pöördumisele Ameerika valitsusele, et valitsus kiirendaks salastatud materjalide lahti salastamist või väljatoomist. Siis ta on teinud erinevaid tele- ja raadioesinemisi, toetanud Stephen Greeri poolt veetavat Disclosure projekti, mis on lahti salastamise projekt. Nii et ja märkimisväärne see, et Mitchell ju kasvas üles Roswelli äärelinnas, nii et ta tunneb läbi lõhki seda piirkonda, ta tunneb seda narratiivi, kogu seda pärandit seal ja sellise kaliibriga inimene, kellel oli kokkupuuteid tippteadusringkondadega, nii-öelda sõjatööstuskompleksiga, võimkonna esindajatega, siis tema suust ja tema poolt esindatud ja julgelt kantud selline ufolipp on loomulikult sinna kategooriasse, kuhu kuulub siis Galileo ja Giordano Brunot, ma mõtlen. Jah, nii et Edgar Mitchelli panus ufoloogiasse on olnud tõesti tähelepanuväärne. Ta on olnud üks kõige nimekamaid inimesi, kes on seda valdkonda käsitlenud ja korduvalt kinnitanud, et maaväline mõistus toimetab maakeral, et see ei ole mingi väljamõeldis või mingisugune unelm, vaid see on reaalsus. Jaanuari keskel, käesoleval aastal, USA presidendi toolile pürgiv Hillary Clinton tegi oma ühe valimiskampaania aegse esinemise ajal teatavaks, et UFO teema on ka temale väga oluline ja ta tahaks nagu juhul, kui temast saab president, selle tõe selgitamisega tõsiselt tegeleda. Kuidas seda võiks kommenteerida, et Hillary Clinton niisuguse temaatika oma valimisvankri ette on rakendanud? Kõigepealt ma võtan skeptikute ja kriitikute suuvoodri ja panen seda kaudu, sellepärast, et ma olen jälginud Ameerika presidentide balloteerimist pikalt ja selle teema arengut. Et väga paljud presidendikandidaadid on kasutanud ka, Bill Clinton kasutas sama trikki, sest et kui praegu uskuda ametlikke gallupeid, siis iga teine Ameerika Ühendriikide kodanik usub ufodesse. Siis see on poliitiliselt väga kõva argument. Lubada sellele kontingendile see peaaegu, et siis igale 4. valijale, et ma teen teile head meelt. Ühesõnaga, et see kuulub selle poliittehnoloogia juurde ja selles ei ole mitte midagi imelikku. Aga teades nüüd natukene Hillary ja Bill Clintoni perekonnapärandit ja Clintoni pürgimust UFO-failide lahtimuukimisel, siis löödi ikkagi ju Billile pikalt vastu sõrmi. Et ei lastud ligi. Ei lastud ligi, jah, et seal on olemas, see on omaette teema, kunagi puudutame, sest et on olemas kategooriad või salastatusastmeid või griffe, mis on kaugeltki, ei ole presidentidele jõukohased, aga ligipääsetavad. Jah, täpselt. Ja siis Hillary meeskonda tuli ju väga tähelepanu vääriv endine Billi administratsiooni riigisekretär John Podesta, kes oli nüüd pool aastat tagasi ka Obamale abiks ja kogu selline UFO community ju jälgis põnevusega. Ja kui Podesta tuli ära, siis see ei olnud saladus, ta ütles, et ta tuleb praegu administratsioonist ära, et toetada ja aidata Hillaryl kampaaniat ette valmistada. Ja siis küsiti, et aga jäi ju Mooramees midagi tegemata, ta ütles, et ta peab enda kõige suuremaks ebaõnnestumiseks seda, et tal ei õnnestunud UFO musta kaste lahti koukida. See ka vihje sellele, et eks siis järgmisel korral. Näeme ja igal juhul need väljaütlemised, millega on John Podesta esinenud viimase kuu poole teise jooksul, on väga-väga tähelepanuväärsed. Kusjuures ta üks väljendusvorm on olnud niisugune, et kui temalt on küsitud, et miks nagu selle UFO temaatikaga oleks vaja tegeleda, siis on ta öelnud nii, et esiteks
Ameerika rahvas tahab lõppude lõpuks teada asjade tegelikku seisu, tahab teada tõtt ja teiseks on ta rõhutanud, et sellega tegelemist nõuab ka seadus, mis viitabki sellele, et tõenäoliselt tuleval aastal saab täis üks niisugune salastatuse periood ja seadus nõuab, et need materjalid tuleb siis tuua nii-öelda päevavalgele suure auditooriumite. Normaal. Teist ei saa. Ainult, et julguses oli siiamaani kinni, et milline kõrge kaliibriga avaliku teenistuse esindaja julgeb seda teha. Saaremaal sündinud ja seal koolis käinud Anatoli Roost omandas piloodikutse Kasahstanis. Piloodina alustas Anatoli lennukil An-2, mida rahvasuus kutsuti metsavahiks. 1980. algul pidas ta mõnda aega ühendust Mandri ja saarte, Kihnu, Ruhnu ja Saaremaa vahel. Ka väetist on Anatoli Eestimaa põldudele külvanud ja kartulipõlde pritsinud. Pärast 1980. lõpul toimunud ümberõpet tulid juba reaktiivlennukid, algul Jak 40 ja seejärel teised reaktiivlennukite perekonnaliikmed. Hetkel töötab Anatoli Roost reisilennuki Boeing 737-800 kapten instruktorina. Kohtusime Anatoliga 3. veebruaril Tallinna teletornis ja meenutasime mõnekümne aasta tagust UFO-vaatlust. Kohtumine tundmatute lennumasinatega toimus veebruaris 1981 õhtul pärast kella 8. Anatoli Roosti juhitud lennuk Jak 40 liikus marsruudil Kuressaare-Tallinn. Ega me esialgu endale ei tunnistanud, et tegemist on mingi sellise asjaga, mis pärast nagu nõuab lahti seletamist, vaid esialgu arvasime, et tegemist on sellise loodusnähtusega võib-olla? Ei, kaugel mitte sellest, sest et pilvitu taevas, tähed särasid, kuu paistis ja see, mis meid tähelepanu kütkes, oli see, et üks täht oli nagu hästi ere ja millegipärast tundus meile, et ta väga kiiresti lähenes nagu meile. Ja me pidasime seda esialgu hävitajaks, ehk siis, aga õige peaga me nagu saime aru, et tegemist nagu hävitajaga ei peaks olema, kuna see ere täht või see valgus, mis nagu oli, kuna teatavasti lennukitel on taga sabas on nõndanimetatud strobe lights ehk siis valge vilkuv tuli taga, siis me ei suutnud kuidagi esialgu aru saada kolmekesi istudes kabiinis, et kuidas saab lennuk tagurpidi meie suunas tulla. Ja teatud tuled on ju kindlate reeglite kohaselt lennukile paigutatud. Täpselt nii, aga neid teisi tulesid seal kahjuks ei olnud, oli ainult üks väga ere valgus, mis siis kogu aeg nagu lähenes ja me siis lihtsalt vaatasime seda, et mis nüüd edasi nagu juhtub. Aga teades seda, et selja taga on ikkagi sul reisijad ja neid mitte ohtu seada, võtsime kohe ühendust maapealse lennuliiklusteenindusega ja küsisime, et kas tegemist on mingite harjutustega. Ja see sama küsimus nagu kätkes ka kohe väga sellist tähelepanu lennuliiklusteenistuses, kuna nad ei suutnud aru saada, miks me nii küsime. Sest et tavaliselt, kui me mööda lennukoridori lendame, siis need peavad olema vähemalt teatud kõrgustes, on nad avatud tsiviillennus ja teistes kõrgustes võivad olla hõivatud militaarsete lennukite poolt. Ja kuna me nagu üle selle nõndanimetatud piiratud tsooniga lendasime, siis mul esimene mulje oli nagu see, et me oleme tõesti sattunud nüüd nendesse selle harjutuste keskele, mida tegelikult ei oleks tohtinud olla.
aga õige peaga võtsid ühendust meiega militaarsed lennuliikluste spetsialid läbi tsiviili ja siis tekkis küsimus, mida me näeme ja milles küsimus on. Peale siis seda sidevahetust objekt nagu kadus nagu silmist ja me nagu rahunesime nagu maha ja siis kusagil peale 10 minutist lendu siis ilmselt ei oska ka ma praegu täpselt, ega me kogu aeg ju kabiiniaknast välja ei vaata, aga siis ühel hetkel kusagil me olime Märjamaa kohal, siis oli juba 2 objekti oli meil suisa väga lähedal juba. Vähemalt kui pimedas vaatad, siis oli väga hästi nagu need kontuurid, ütleme enam-vähem kontuurid olid nagu nähtavad, kaasa arvatud siis nende illuminaatoritega ja vilkuvate tuledega. 2 tükki oli nendest, mõlemad olid paremal pool pardal, kui paremal poole vaadates olid seal ja siis me võtsime uuesti lennuliikluste teenistusega ühendust, ma mäletan siiamaani, et ma ütlesin ainukese fraasi eetrisse, et nad on jälle siin. Ja siis me jätkasime nagu vaatlust ja me siis jätkasime oma lennutrajektooril nii nagu on. Rapla koha pealt pöörasime nagu Tallinna peale ja siis tol hetkel ma nagu avastasin, et meie teatud parda näidikud on, kuidas seda nüüd võib öelda, nagu külmutatud seisus. Ehk siis magnetkompass oli nagu näitas oma endist kurssi nii nagu ta oli. Kuigi me olime ära pööranud juba 30 kraadi võrra vasakule. Ei toiminud nii nagu peaks? Ta ei toiminud, kuna me olime ka visuaalselt, siis ta meil erilist probleemi nagu ei avaldanud, aga see nõndanimetatud objekt siis üks küll lahkus Rapla koha pealt, keeras kadus nagu pimedusse, aga teine jätkas meie, nagu öeldakse, kui seda võib niimoodi öelda, jälitamist, siis kas paralleelkursil liikus või? Ikka paralleelkursil jätkas, ühel hetkel siis jäi nagu oma kohale nagu sellise külmutatud positsiooni ja siis, kui me Tallinnas tulime nagu finaalsirgele 26 rajaga maandusime, siis me nägime teda veel vasakul pool, ta hoidis nagu distantsi meist. Ma olin ka siis arvamusel ja olen ka tänini samal arvamusel, et tegemist on maavälise objektiga. Iseasi on nagu see, et mis on nende või mis tol korral oli nende eesmärk, see jääb juba nagu, see küsimus on siiamaani nagu lahtine, et see ei ole mulle ainukene kord ja teised korrad, kui ma olen nagu näinud objekte liikumas, millele on nagu raske anda nagu seletust, siis ma jään oma arvamuse juurde, et eksisteerivad maavälised, kuidas me siis ütleme? Arukad olendid? Arukad olendid, jah. Kes kasutavad niisuguseid lennumasinaid? Jah, mis iganes. Jah, meile veel mõnes mõttes tundmatut energiaallikat. Sest et kui me nagu vaatleme nende liikumise kiirust, siis väga raske on nagu seletada seda, kuidas on võimalik nii suure kiirusega teha väga järske pöördeid, mida praegu olemasoleva tehnika juures isegi praegu see on tohutud ülekoormused, mis peaksid olema, mis tähendab seda, et peab olema mingi võimalus neid elimineerida, vastasel juhul inimorganism ei kannata. aastate algul tundis Eesti vastu suurt huvi Jaapani televisioon. Eriaparatuuriga varustatud võttegrupp töötas Tallinnas mitu päeva. Eriti põhjalikult uuriti nõndanimetatud merivälja fenomeniga seotud asjaolusid. Anatoli Roostiga salvestati intervjuu Tallinna lennuväljal. Jätkame saadet UFO-vaatlusega, mis teatud määral täiendab seda, mida Anatoli Roost äsja meile kirjeldas. Lugu, mida kohe kuulete, pärineb Venemaa UFO-vaatluste tohutust varamust.
Erandlikuks muudab juhtumi aga asjaolu, et seda kirjeldab mees, kes oli pikka aega Venemaa õhujõudude ja kosmosevägede ülem. Военный летчик-испытатель, герой СССР Николай Антошкин отлично разбирается в самых секретных и новейших моделях самолетов и может отличить их от НЛО. Он утверждает, что воздушное пространство заполнено не только земными аппаратами. Вот лишь один из эпизодов. Перед заходом солнца, еще солнце не село, в районе примерно дальнего привода нашего появился светящий объект. Он эллипсовидной формы, ну какой-то оранжево-коричневая такая золотистая окраска. Ну, показалось нам всем, что кто-то из наших горит. Ну, бывает, что в воздухе горят самолеты. Вот, от разных причин. Но мы так тоже подумали, что горит кто-то из наших. Руководитель полетов связался по рации с летчиками. Все находящиеся в воздухе сообщили, полеты проходят в штатном режиме, пожара нет. Тогда решено было направить на исследование объекта самолет-разведчик МиГ-21. Вот на наших глазах МиГ-21 летит к этому объекту. Ну, осталось, может, 2-3, может, ну, от силы 4 километра. Вот этот эллипсовидное такое оранжевое, красно-коричневое, что ли. С колоссальной скоростью, примерно под углом 70-80 градусов, колоссальной скоростью ушел вверх, потом превратился в точку и потом вообще исчез. Всем очевидцам этого события стало ясно. Обычный аппарат не может передвигаться с такой колоссальной скоростью. Огненный эллипсоид показал маневры, которые даже новейшим кораблям были недоступны. Летчики долго обсуждали, что же такое они видели. Постепенно разговоры, в общем-то, прекратились, особенно после того, как оперуполномоченный КГБ собрали нас, сказал: прекратите все эти разговоры, это шаровая молния и так далее. Ну, мы, конечно, понимали, что это не шаровая молния. Представление о шаровых молниях мы имеем, и шаровые молнии, в общем-то, встречались. Nikolai Antoškin sai Nõukogude Liidu kangelase kuldtähe seoses Tšernobõli aatomieelektrijaamas toimunud avarii likvideerimisega. Ühes aprillikuu saates räägime üksikasjalikult, kuidas Nikolai Antoškini juhitud helikopterite grupp aitas Tšernobõli katastroofi tagajärgi võimalikult kiiresti ja võimalikult väheste valudega likvideerida. Tänavu möödub 30 aastat sellest kogu maailmas suurt tähelepanu äratanud ja ka eestlastele valusaid kogemusi toonud sündmusest. Järgnevalt aga veel üks Nikolai Antoškini poolt räägitud mõttekäik, mille üheks illustratsiooniks sobib suurepäraselt Tšernobõli tuumajaama kohale ilmunud UFO. И, видимо, более высокие цивилизации каким-то образом контролируют нас. А контролируют, судя по появлениям, в тех местах, где в основе у нас ядерные, химические объекты, большие гидротехнические сооружения, где неспокойно, значит, в регионе обстановка. Вот в таких местах, видимо, каким-то образом они нас контролируют, чтобы мы на Земле не сотворили что-то такое плохое, которое уже, наверное, на других планетах совершалось в далеком прошлом. Мы просто не можем пока еще представить. Venemaa õhujõudude ja kosmosevägede endine ülem Nikolai Antoškin ütles hetk tagasi, et tõenäoliselt kontrollivad meid, ma mõtlen inimkonda, maavälised arukad olendid ja püüavad vältida siin väga suurte vigade tegemist. Ütle, Igor, palun, kas leidub niisuguseid dokumente, mis viitavad sellele või tõendavad või kinnitavad, et maavälised arukad olendid on vähemalt tehnoloogiliselt meist tuhandeid aastaid kaugemale arenenud, ettepoole jõudnud? Selliseid mõttekäike ja selliseid konkreetseid väljaütlemisi loomulikult on ja edaspidi ma tahaks niiviisi, et me reastame ja näitame neid ka vaatajale sellisel moel, et need jääksid nagu nimed marmortahvlil, et need väited oleks nii absoluutsed.
Sumerite tsivilisatsiooni ja kultuuri rahvusvaheliselt tunnustatud asjatundja Sitsin Tsetsaari arvates külastasid esimesed maavälise mõistuse esindajad maakera ligikaudu 500 000 aastat tagasi. Niisiis, tõenäoliselt on meid pikemat aega monitooritud ja koolitatud, arvatavasti geneetiliselt ka täiustatud ja tõenäoliselt üsna paljudest jamadest päästetud. UFO-vaatlusi on sajandite jooksul registreeritud erineval moel, kuid kõige olulisem info inimkonna suhetest maavälise mõistusega on tõenäoliselt kuni tänase päevani veel salastatud. Õnneks näitavad mitmesugused märgid, et vaikus ei kesta enam kuigi kaua. Näiteks USA presidendikandidaat Hillary Clinton ja tema valimiskampaania juht John Podesta on lubanud avalikustada arukate olendite tegevuse maakeral. Üks esimesi 20. sajandil registreeritud UFO-vaatlusi pärineb aastast 1916. Nii on vähemalt kirjas selles rahvusvahelise lennunduse ohutusega tegeleva agentuuri raportis, mis on ilmunud aastal 2001. See kataloog sisaldab üle 1300 UFO-vaatluse aastatel 1916 kuni 2000. Järgmine saade saab olema tõeline naistekas. Tänan kirjasaatjaid Harjumaalt, Võrtsjärve lähedalt ja Tallinnast. Teie saadetud lood jõuavad meie saadetesse juba lähiajal. Ja kui juhtumisi satute peale millelegi eriti põnevale ja omapärasele, siis palun andke sellest teada meiliaadressidel, mis jõuavad kohe teie ette ekraanile. Tänan kuulamast ja vaatamast. Kohtumiseni 2 nädala pärast Taevariigis UFOdega. Ole mitte midagi imelikku, aga teades nüüd natukene Hillary ja Bill Clintoni perekonnapärandit ja Clintoni pürgimust UFO-failide lahtimuukimisel, siis löödi ikkagi ju Billile pikalt vastu sõrmi. Et ei lastud ligi. Ei lastud ligi, jah, et seal on olemas, see on omaette teema, kunagi puudutame, sest et on olemas kategooriad või salastatus astmeid või griffe, mis on kaugeltki, ei ole presidentidele jõukohased, aga ligipääsetavad, jah, täpselt. Ja siis Hillary meeskonda tuli ju väga tähelepanu vääriv endine Billi administratsiooni riigisekretär John Podesta, kes oli nüüd pool aastat tagasi ka Obamale abiks ja kogu selline UFO community ju jälgis põnevusega ja kui Podesta tuli ära, siis see ei olnud saladus, ta ütles, et ta tuleb praegu administratsioonist ära, et toetada ja aidata Hillaryl kampaaniat ette valmistada. Ja siis küsiti, et aga jäi ju Mooramees midagi tegemata, ta ütles, et ta peab enda kõige suuremaks ebaõnnestumiseks seda, et tal ei õnnestunud UFO musta kaste lahti koukida. No see ka vihje sellele, et eks siis järgmisel korral. Ja, näeme ja igal juhul need väljaütlemised, millega on John Podesta esinenud viimase kuupoole teise jooksul, on väga-väga tähelepanuväärsed. Kusjuures ta üks väljendusvorm on olnud niisugune, et kui temalt on küsitud, et miks nagu selle UFO temaatikaga oleks vaja tegeleda, siis on ta öelnud nii, et esiteks Ameerika rahvas tahab lõppude lõpuks teada asjade tegeliku seisu, tahab teada tõtt ja teiseks on ta rõhutanud, et sellega tegelemist nõuab ka seadus. Just. Mis viitabki sellele, et tõenäoliselt tuleval aastal saab täis üks niisugune salastatuse periood ja seadus nõuab, et need materjalid tuleb siis tuua nii-öelda päevavalgele suure auditooriumite. Normaal. Teist ei saa. Ainult, et julguses oli siiamaani kinni, et milline kõrge kaliibriga avaliku teenistuse esindaja julgeb seda teha.
Saaremaal sündinud ja seal koolis käinud Anatoli Roost omandas piloodikutse Kasahstanis. Piloodina alustas Anatoli lennukil An-2, mida Он утверждает, что воздушное пространство заполнено не только земными аппаратами. Вот лишь один из эпизодов. Перед заходом солнца, еще солнце не село, в районе примерно дальнего привода нашего появился светящий объект. Он эллипсовидной формы, ну какой-то оранжево-коричневая такая золотистая окраска. Ну, показалось нам всем, что кто-то из наших горит. Ну, бывает, что в воздухе горят самолеты вот, от разных причин. Но мы так тоже подумали, что горит кто-то из наших. Руководитель полетов связался по рации с летчиками. Все находящиеся в воздухе сообщили, полеты проходят в штатном режиме, пожара нет. Тогда решено было направить на исследование объекта самолет-разведчик МиГ-21. Вот на наших глазах МиГ-21 летит к этому объекту. Ну, осталось, может, 2-3, может, ну, от силы 4 километра. Вот этот эллипсовидное такое оранжевое, красно-коричневое, что ли. С колоссальной скоростью, примерно под углом 70-80 градусов, колоссальной скоростью ушел вверх, потом превратился в точку и потом вообще исчез. Всем очевидцам этого события стало ясно. Обычный аппарат не может передвигаться с такой колоссальной скоростью. Огненный эллипсоид показал маневры, которые даже новейшим кораблям были недоступны. Летчики долго обсуждали, что же такое они видели. Постепенно разговоры, в общем-то, прекратились, особенно после того, как оперуполномоченный КГБ собрали нас, сказал: прекратите все эти разговоры, это шаровая молния и так далее. Ну, мы, конечно, понимали, что это не шаровая молния. Представление о шаровых молниях мы имеем, и шаровые молнии имеем, в общем-то, встречались. Nikolai Antoškin sai Nõukogude Liidu kangelase kuldtähe seoses Tšernobõli aatomieelektrijaamas toimunud avarii likvideerimisega. Ühes aprillikuu saates räägime üksikasjalikult, kuidas Nikolai Antoškini juhitud helikopterite grupp aitas Tšernobõli katastroofi tagajärgi võimalikult kiiresti ja võimalikult väheste valudega likvideerida. Tänavu möödub 30 aastat sellest kogu maailmas suurt tähelepanu äratanud ja ka eestlastele valusaid kogemusi toonud sündmusest. Järgnevalt aga veel üks Nikolai Antoškini poolt räägitud mõttekäik, mille üheks illustratsiooniks sobib suurepäraselt. Aga teades nüüd natukene Hillary ja Bill Clintoni perekonnapärandit ja Clintoni pürgimust UFO-failide lahtimuukimisel, siis löödi ikkagi ju Billile pikalt vastu sõrmi. Et ei lastud ligi. Ei lastud ligi, jah, et seal on olemas, see on omaette teema, kunagi puudutame, sest et on olemas kategooriad või salastatus astmeid või griffe, mis on kaugeltki, ei ole presidentidele jõukohased, aga ligipääsetavad, jah, täpselt. Ja siis Hillary meeskonda tuli ju väga tähelepanu vääriv endine Billi administratsiooni riigisekretär John Podesta, kes oli nüüd pool aastat tagasi ka Obamale abiks ja kogu selline UFO community ju jälgis põnevusega. Ja kui Podesta tuli ära, siis see ei olnud saladus, ta ütles, et ta tuleb praegu administratsioonist ära, et toetada ja aidata Hillaryl kampaaniat ette valmistada. Ja siis küsiti, et aga jäi ju Mooramees midagi tegemata, ta ütles, et ta peab enda kõige suuremaks ebaõnnestumiseks seda, et tal ei õnnestunud UFO musta kaste lahti koukida. No see ka vihje sellele, et eks siis järgmisel korral. Näeme ja igal juhul need väljaütlemised, millega on John Podesta esinenud viimase kuu poole teise jooksul, on väga-väga tähelepanuväärsed. Kusjuures ta üks väljendusvorm on olnud niisugune, et
kui temalt on küsitud, et miks nagu selle UFO temaatikaga oleks vaja tegeleda, siis on ta öelnud nii, et esiteks Ameerika rahvas tahab lõppude lõpuks teada asjade tegeliku seisu, tahab teada tõtt ja teiseks on ta rõhutanud, et sellega tegelemist nõuab ka seadus. Mis viitabki sellele, et tõenäoliselt tuleval aastal saab täis üks niisugune salastatuse periood ja seadus nõuab, et need materjalid tuleb siis tuua nii-öelda päevavalgele suure auditooriumite. Normaal. Teist ei saa. Ainult, et julguses oli siiamaani kinni, et milline kõrge kaliibriga avaliku teenistuse esindaja julgeb seda teha. Saaremaal sündinud ja seal koolis käinud Anatoli Roost omandas piloodikutse Kasahstanis. Piloodina alustas Anatoli lennukil An-2, mida rahvasuus kutsuti metsaasjaolusid. Anatoli Roostiga salvestati intervjuu Tallinna lennuväljal. Jätkame saadet UFO-vaatlusega, mis teatud määral täiendab seda, mida Anatoli Roost äsja meile kirjeldas. Lugu, mida kohe kuulete, pärineb Venemaa UFO-vaatluste tohutust varamust. Erandlikuks muudab juhtumi aga asjaolu, et seda kirjeldab mees, kes oli pikka aega Venemaa õhujõudude ja kosmosevägede ülem. Военный летчик-испытатель, герой СССР Николай Антошкин отлично разбирается в самых секретных и новейших моделях самолетов и может отличить их от НЛО. Он утверждает, что воздушное пространство заполнено не только земными аппаратами. Вот лишь один из эпизодов. Перед заходом солнца, еще солнце не село, в районе примерно дальнего привода нашего появился светящий объект. Он эллипсовидной формы, ну какой-то оранжево-коричневая такая золотистая окраска. Ну, показалось нам всем, что кто-то из наших горит. Ну, бывает, что в воздухе горят самолеты вот, от разных причин. Но мы так тоже подумали, что горит кто-то из наших. Руководитель полетов связался по рации с летчиками. Все находящиеся в воздухе сообщили, полеты проходят в штатном режиме, пожара нет. Тогда решено было направить на исследование объекта самолет-разведчик МиГ-21. Вот на наших глазах МиГ-21 летит к этому объекту. Ну, осталось, может, 2-3, может, ну, от силы 4 километра. Вот этот эллипсовидное такое оранжевое, красно-коричневое, что ли. С колоссальной скоростью, примерно под углом 70-80 градусов, колоссальной скоростью ушел вверх, потом превратился в точку и потом вообще исчез. Всем очевидцам этого события стало ясно. Обычный аппарат не может передвигаться с такой колоссальной скоростью. Огненный эллипсоид показал маневры, которые даже новейшим кораблям были недоступны. Летчики долго обсуждали, что же такое они видели. Постепенно разговоры, в общем-то, прекратились, особенно после того, как оперуполномоченный КГБ собрали нас, сказал, прекратите все эти разговоры, это шаровая молния и так далее. Ну, мы, конечно, понимали, что это не шаровая молния. Представление о шаровых молниях мы имеем, и шаровые молнии имеем, в общем-то, встречались. Lihtsalt, kuidas me siis ütleme? Arukad olendid. Arukad olendid, jah. Kes kasutavad niisuguseid lennumasinaid. Jah, mis iganes. Jah, meile veel mõnes mõttes tundmatut energiaallikat. Sest et kui me nagu vaatleme nende liikumise kiirust, siis väga raske on nagu seletada seda, kuidas on võimalik nii suure kiirusega teha väga järske pöördeid, mida praegu olemasoleva tehnika juures isegi praegu see on tohutud ülekoormused, mis peaksid olema, mis tähendab seda, et peab olema mingi
mingi võimalus neid elimineerida, vastasel juhul inimorganism ei kannata. 1990. aastate algul tundis Eesti vastu suurt huvi Jaapani televisioon. Eriaparatuuriga varustatud võttegrupp töötas Tallinnas mitu päeva. Eriti põhjalikult uuriti nõndanimetatud merivälja fenomeniga seotud asjaolusid. Anatoli Roostiga salvestati intervjuu Tallinna lennuväljal. Jätkame saadet UFO-vaatlusega, mis teatud määral täiendab seda, mida Anatoli Roost äsja meile kirjeldas. Lugu, mida kohe kuulete, pärineb Venemaa UFO-vaatluste tohutust varamust. Erandlikuks muudab juhtumi aga asjaolu, et seda kirjeldab mees, kes oli pikka aega Venemaa õhujõudude ja kosmosevägede ülem. Военный летчик-испытатель, герой СССР Николай Антошкин отлично разбирается в самых секретных и новейших моделях самолетов и может отличить их от НЛО. Он утверждает, что воздушное пространство заполнено не только земными аппаратами. Вот лишь один из эпизодов. Перед заходом солнца, еще солнце не село, в районе примерно дальнего привода нашего появился светящий объект. Он эллипсовидной формы, какой-то оранжево-коричневая такая золотистая окраска. Показалось нам всем, что кто-то из наших горит. Бывает, что в воздухе горят самолеты от разных причин. Но мы так тоже подумали, что горит кто-то из наших. Руководитель полетов связался по рации с летчиками. Все находящиеся в воздухе сообщили, полеты проходят в штатном режиме, пожара нет. Тогда решено было направить на исследование объекта самолет-разведчик МиГ-21. На наших глазах МиГ-21 летит к этому объекту. Hiljem aastal 2016 Edgar Mitchell läks ise kosmosesse, seekord küll igavesti ja võib-olla vaatabki praegu neid kunagisi kohti üle, kus ta siis Apollo meeskonna koosseisus kuu peal käis. Aga Igor, sinult ma küsiksin täna nii, et mis on sinu arvates lisaks sellele, et Edgar Mitchell käis kuu peal, see põhiline panus, mille ta inimkultuuri ja meie arusaamisele universumist on andnud? Mis on see kapital, mida ta meile jättis? Vana India kultuuris öeldakse, et tema on nii-öelda eestvedaja, et on lipukandja, et mis lippu ta siis kandis. Esiteks ta kandis Ameerika Ühendriikide lipu kuu peale, oli 9,5 tundi kuu pinnal, siis tegi seal esimese astronaudina ja loomulikult ka esimese inimesena parapsühholoogilisi eksperimente. Need olid siis telepaatiakatsed ja veel sinna juurde kuuluvad ja nagu 3 seanssi. Ja sellega oli alles tehtud sissejuhatus. Kui Mitchell tuli tagasi, siis tema panus oli märkimisväärne selles, et ta rajas Kaliforniasse noeetiliste teaduste instituudi või keskuse, mis tegutseb tänase päevani. Ta oli selle juht ja vaimne isa kõik need aastakümned. Võib-olla mõne sõnaga selgitaksid, mis asi on noeetika ja mida see instituut endast tunneb? Seda tegi Mitchellgi omal ajal, et noos on kreeka keeli teadvus. See on nagu teadvuspõhine, loogikapõhine ja paraloogikapõhine uurimissuund ja keskus. Aga lihtsale inimesele kujutab ta endast väga palju kaasaegseid alternatiivseid tegevuse, mõtlemise ja uurimise suundi. Sinna kuuluvad siis meditsiini, tervise, keskkonna, kaia kontseptsioon, maa kui elav organism ja sellised uurimissuunad. Ja see panus on loomulikult värvikas, kestev ja kannab edaspidi vilja ja muidugi mulle eriti kui selle põlvkonna esindaja, kellel oli võimalus Tallinnas astronaudiga seista silmitsi ja kuulata teda esinemas Tallinna Polütehnilises instituudis, siis
10-15 aastat peale seda võttis Mitchell uue lipu ja loomulikult astus kaasaegse ufoloogia esiridadesse. Et ta on korduvalt esinenud rahvuslikus pressiklubis New Yorgis, ta on alla kirjutanud mitmete